muideks teine asi, tead, millega mul on ka sama sugu, et mu mees ei saa sellest üldse aru, et kuidas on võimalik, et ma tulen nagu uksest sisse, hakkaks nagu panema nagu tulesid põlema ja kui sul on seal nagu pikk rivi tulesid, siis ma klõpsutan suvaliselt alati kuskilt läheb ja ma jätan siukse kombo, et mulle meeldib. Ta küsib iga kord, et kuidas sa ei tea, kust tuli põlema läheb. Mul on kuidagi nagu, ma ei vitsi oma aju nagu vaevata siukse asjaga ilmselgelt, et sa saad nagu ta põlema ja sa saad tööle ja telekas hakkab ka mängima ja kuidagi ta kustub ära ka. Telekal on veel see programm peal ja vaata, kui väga kaua mängib ja mingid nuppe ei vajuda, siis ise lühitab välja. See on ilmselt meiesugustele mõelnud, 2 päeva järjest ei mängiks. 2 päeva järjest ei mängiks, niimoodi ma kahtlen. No ja on ta Statistikaameti kodulehed ma ju kunagi, kui ma plaanisime seda podcasti teha, siis ma ju vaatasin, et numbridki näitavad, et mida aeg edasi, seda nõrgemaks jääb naistel arvutioskus. Okay. Mehed nagu üsna kõrge eani nagu hoiavad ennast kursis, aga naistel kukkus ta iga 5 aasta tagant. Nii et seal lõpus juba 70+ juba on väga väike protsent naisi, kes üldse oskavad. Kuule, aga äkki ongi see, vaata, ma ütlesin ka, sulle naljaga pooleks, et helistab mehele on kui midagi vaja on, et ei pea ise mõtlema, et äkki see ongi siis, mis tekitab selle või millest see nagu tulla võib. Just, sest kogu aeg on keegi olnud kodus, kes teeb, meie kodus olen mina nüüd, meil on kuidagi vastupidi ja mees ütleb ka, et ta ei viitsi.